Tere päevast, head kardisõbrad! Eesti meistrivõistluste järjekordne etapp on käes. Me oleme siin Põltsamaal Kuningamäe kardirajal ja minu kõrval on Kaspar Kallasmaa, kelle perekonna käes on siinne keskus olnud hallata juba 32 aastat. Kaspar, räägi, mis tuuled Põltsamaal puhuvad, mis on vahepeal vanemad toimunud ja mis on selle aasta sellised suuremad sündmused lisaks Eesti meistrivõistluste etapile? Ja, et meil puhuvad ikka taganttuuled, mis viivad kartisirgetel kiiremini edasi. 2 aastat tagasi viisime läbi suurema renoveerimise siin rajal ja siiamaani sõitjatele väga meeldib ja oleme suutnud siis tuua rajale nagu uusi võistluseid. Seda küll aga rohkem siis hobikaardi valdkonnas, et me korraldame siin ise palju ägedaid võistluseid ja meie juures ka erinevad sarjad võistlemas. Ja hetkel me just selles valdkonnas nagu ka pingutame, et me oleme võistlejatele olnud head tingimused. Praegu kogume siis jõudu, et uusi suuri ägedaid investeeringuid teha, mis aitavad kaasa nii kohtunikele kui sõitjatele ja täna siis suudame kasutada olemasolevat infrat, olemasolevat rada ja pakkuda kõikidele nagu ägedat kogemust. Väga võimas võidusõit oli ja no proovisid selle esimestel ringidel siin kurvis mööda saada. Lõpuks said ka, räägi lahti, kuidas kõik see asi käis? Ma nägin, et ta nagu seal läks nii sest, et ta kaotab nagu kiirust ja siin mul tuli mõte, kui ta kaotab kiirusi, ma proovin seal sirge peal saada mööda ja see õnnestus. Pärast suutsid ilusti ära ka katta kõik rünnakud, et jälgisid kogu aeg, mis selja taga toimus? Ei jälginud. Ma mõtlesin, et ta läheb jälle siin katla kurvis mööda, aga siis ma katsin ikka nii ära, kui võimalik oli. Karl Hugo, räägi, kuidas sul õnnestus konkurendid kõik selja taga hoida ja juba teist päeva järjest? Hästi, ma lihtsalt sõitsin, usaldasin ennast. Kas ees katta on raskem kui tagant mööda sõita? Katta on natuke raskem, siis on pinge peal. Kui palju sul nagu raja peal infot on, et kuidas sa tead, kui kaugel konkurendid on sinust? Kas keegi näitab sulle midagi või sa pead ise üle õla vaatama? Keegi näitab mulle ja ma vahepeal vaatan üle õla ka. Konrad, väga tuline võidusõit oli ja mulle tundus kõrvalt vaadates, et väga palju puudu ei jäänud, et sa oleks Karl Hugo kätte saanud täna. No ja tegelikult ma oleks pidanud siin esimeses katla kurvas mööda minema, sest mul oli võimalus, aga no ma ei kasutanud ära ja sinna see võit läks praegu. No ikkagi praegu oli palju tasavägisem see vahe kui eile esimeses eelsõidus, et kuidas on, kas superfinaaliks tuleb hoogu juurde? No kindlasti. Patrick, palju õnne, väga pingeline võidusõit ja väga vinge esikoht. Aitäh! No jah, oli päris pingeline, sest lõpus nad hakkasid lähemale tulema ja ma hakkasin natuke paanikat, aga siis ma võtsin ennast kokku ja sõitsin lõpuni. No kas võib öelda, et start mängis siin trumbid kätte ilusti täna? Jah, läheb kohe stardis vahele ja sõidad lõpuni, ongi tehtud. Eelsõitjades said 3. koha, nüüd esimene koht. Kuidas üldse Põltsamaa etapiga rahul oled? No hiidil oleks võinud paremini minna, aga muidu on rahul. Päris hea oli tegelikult. Räägi oma selle aasta tegemistest. Sa võistled ka Euroopa meistrivõistlustel OK junior klassis. Et kui keeruline on niimoodi 2 klassi ja mitut sarja sõita? Ei, no muidugi on keeruline. Et jah, on keeruline seal kõige parimad sõitjad maailmas. Et sellepärast ongi raske. Aga tegelikult on hea tulemused, mul tulevad seal. Mõnikord finaalis tulevad mingid probleemid, aga tegelikult on okei. See on juba kõva sõna ja Portugalis saidki finaali ja tegelikult läheb hästi. Jah, oli jah. Tegelikult saaksin olla poodiumis Portugalis, seal oli üks avarii, et ei saanud, aga see on karting. Mis plaanid sul Eesti meistrivõistlustel on? Mitu etappi sa kaasa saad sõita üldse? Ma tegelikult ei tea. Mis ma saan, seda ma sõidan. Et kui ma saan, ma ei tea, 5, siis ma sõidan 5. Et ma tahan võtta siis pileti Rotax Max Challenge'i grand finaalisse. Et jah, vaatame. Loodame. No loodame. Palju edu sulle. Jah, aitäh. Tänane päev on olnud selline tõusude ja mõõnadega, et eelmine sõit ei läinud kart õigel ajal käima ja tuli maha võtta. Et kuidas sa ennast finaaliks nii hästi kokku suutsid võtta? Ma ei tea, me selles eelmises sõidus ei saanud sõita, nii et rehv oli kindlasti parem ja ma ei tea, paremini sõitsin ka ilmselt. Joel, 3. koha kohta võib vist küll palju õnne öelda, et ikkagi väga teha võistlus ja pikk sõitsjate revi. Jah, aitäh, et oli päris raske, et nädalavahetus ei ole kõige paremini õnnestunud, et kiirus on natuke puudu olnud, aga lõpuks tuli ikka 3. koht ära. Mis siis nädalavahetusel, mis tondid kummitasid kõik?
no ikka kiireid on meid palju siin, et teise ots Fernando väga tubli, et teisest maailmast, aga hästi ikka. Said oma selle hooaja esimese poodiumi koha. Mis superfinaaliks teistmoodi tegid või mis kõik kokku tuli, et õnnestus poodiumile tõusta? Ega väga palju ei muutnudki, aga lihtsalt, et kohe sain lätlasest mööda ja sain eest ära teistega koos ja oligi, et selline rahulik üksi sõit. Kuidas ise sõiduga rahule jääd? Väga okei oli, algus oli natuke raske, sest minu Šemet oli vist mu taga ja pidin katma. Esimese finaalsõidu võitsid siin samamoodi, superfinaal on veel täna ees. Kõik klapib Põltsamaal? No praegu jah. Mis sa arvad, kas superfinaalis on võimalik samamoodi konkurendid selle taga hoida? No alati on võimalik. Jääme lootma, et see kõik õnnestub. Palju edu! Aitäh! Andreas, palju õnne, nii rõõmsat teise koha meest väga tihti ei näegi. No, õnnelik on sellepärast, et teekond siia on väga raske olnud. Et eelmised aastad ei ole lootust andnud. No, kuidas sa selle nädalavahetuse kokku võtaksid? Tegelikult eelsõidud olid ka päris kõvad. Eelsõidud olid kõvad küll, aga ma olen olnud terve nädalavahetuse haige, nii et ega tunded ei ole väga head olnud. Kuidas vastu pidasid lõpuni üldse? Raske oli. Kuidas terve nädalavahetusega Põltsamaal rahul olid? Ei ole eriti rahul olnud, meil on hästi palju tagasilööki olnud siin küll tehniliselt ja sõidu teemal ja esimesegi poolfinaalis läks käiguvahetust ross katki, et ühe kidaga tulime kuidagi lõpuni ja õnne oli, et tulime lõpuni, aga hästi palju äpardusi on olnud, et ei ole eriti... Rootakse Einar Klass aastakse peale ning nende seda enam on ilmselt hea tuju, et superfinaaliks õnnestus nii-öelda komplekt kokku saada ja kõik läks hästi. Jah, kõik läks hästi. Sõitsin oma tempot ja ei lasknud häirida millestki ja kõik oli tipp-tapp. Siim Leedmaa, võtame kõigepealt kokku su enda sõidu teises eelsõidus. Teine koht, kuidas rahul oled? Tegelikult olen väga rahul, et sain stardist ilusti minema ja siis tegelikult oli terve sõit nagu taga tühjus ja sain aru, et ei ole mõtet nagu suruda, et hoidsin reffi ja tulin lõpuni. Algaraga koos olite selline dünaamiline duo seal ees, jätsite teised kaugele maha? Jaa, tegelikult jah, no ta läks eest ära selles suhtes, et ma ei tea, palju ta säästis, aga ütleme nii, et lõpus juba enam nagu pingutust ei olnud mul, et rahulikult. Võrreldes eelmise hooajaga on kaasad 2 klassi sõitjaid juurde tulnud. Kui palju see sinu jaoks võidusõitu huvitavamaks teeb? Ei, see on väga tore ja see on tõesti lahe, et niimoodi üle 10 sõitja iga sõit Eestis, ma arvan, et see on väga lahe ja nii-öelda toob ka teisi juurde sõitma altpoolt üles, et näevad, et on lahe klass ja vägev masin ja et on väärt seda. No finaalsõidud on veel ees, paras pingutus, kuidas siin olud on täna? Jaa, ilm on ilus, rada on kõige lühem rada kalendris, et kindlasti füüsiliselt ma arvan, on vaja palju keskendumist ja mentaalselt, et see rada vajab niisugust täpsust hästi palju ja ma arvan, et tuleb põnev finaal, kui nii-öelda tempo on ühtlane kõigil ja et vahet ei teki, siis tuleb huvitav finaal. Ja eelviimasel ringi siis leidsid selle koha, kus positsiooni parandada? Leidsin küll, tulin täpselt hea, esimene kurb oli ja jõudsin sappa ja õrnalt katsid, aga sain ikka vahele. Räägi terve see võidusõit lahti, kuidas see algusest kõik minema läks ja mis momendid olid sinu jaoks sellised kõige otsustavamad? Start oli praegu hea, nende arust. Esimesed ringid olid ka paremad kui ennem ja hoog oli okei, teistel oli ka päris hea, päris väga pingeline oli. Ja. Kuidas sa selle kaasad 2 klassi konkurentsi sellel aastal hindad, et päris palju selliseid sõitjaid on, kes suudavad sinna poodiumile tulla? On küll, päris kiired sõitjad ja suure kogemusega, on palju õppida.